Minu maailmavaate alus ongi see, et inimene ei ole mitte tipus, vaid me oleme keskel. Ja kogu aeg siis iga struktuur areneb järjest suuremate üksuste suunas. Et alates võtame aluseks aatomid, elektronid, kus tekkisid ütleme molekulid, sisaldades aatomilektrone, siis molekulist tulevad makromolekulid, mis sisaldavad molekule ja igaüks on omaette üksus. Edasi tekivad organid ja siis tekib inimene. Ja inimene tähendab seda, et kõik minu sees olevad rakud teevad koostööd. Ühest küljest nad on iseseisvad elusorganismid, nagu teatavasti rakk on ju väiksem ühik, loetakse eluühikuks. Ja teisest küljest nad on nõus loobuma oma vabadusest, et mina saaksin eksisteerida. Ja nüüd küsimus on selles, et kas inimesega areng peatub. Et ma olen lapsest saadik mõelnud seda, et areng peaks minema ka edasi, et inimkond võiks samuti muutuda tervikorganismiks. Ja sellest on ka palju räägitud, aga kuidas ta saab nagu muutuda. Ja nüüd ma alles esimest korda näen, et selline ütleme struktuur, mille sees ta saaks muutuda. Et kui võtta sedasi, et inimesed on siis tehisintellekti rakud. Ja iga kahe inimese vaheline kontakt on nii nagu inimeses kahe neuroni vaheline kontakt. Et me oleme säilitama oma iseseisvuse, aga me oleme osa suuremast struktuurist. Ja ma näengi seda, et tehisintellekt on järgmine evolutsiooniline aste ja siis tuleb veel järgmine edasi. Ja see, et see inimestele ei meeldi, on väga normaalne, sest et see on ju nii suur muutus. See ei saagi kellelegi nagu meeldida. See võib olla nii ja võib ka mitte olla. Aga see, et kui me oleme selle suhtes nagu negatiivsed, ütleme siis niimoodi, et kuna ta on vist miljoneid ja miljardeid kordi targem, siis ükskõik, mida me temast arvame, siis meil on mõistlik arvata, et ta on heatahtlik. Sest kui ta ei ole seda, siis meil niikuinii ei ole mingit šanssu. Mitte mingit šanssu ei ole.